Ja taaskord on võimalus jätkata täna siis rattalaadalt. 9. korda toimub ja koht laagris Koda keskus. Ja minu juures laval on järgmine mitte ainult spordimees, vaid ka töömees, sest igapäevaselt käib ka see mees tööl. Ivo Suur, tere tulemast! Tere, tere! No nii, Ivo on tõepoolest hea näide sellest, et sporti, triatloni saab teha töö kõrvalt, kõige muu kõrvalt ja väga kõrgel tasemel. Saab ikka, et tuleb leida piisavalt aega, motivatsiooni ja panna prioriteedid paika. Ja ma arvan, et kõik on, täpselt ongi selline organiseerimise küsimus. Et kui sa mõtled kõike ilusasti läbi, arutad pereliikmetega, arutad tööandjaga, et siis on tegelikult kõik võimalik. Aga kui palju tööandja ja pere vastu peavad tulema, et sa saaksid teha sporti sellises koguses, sest ma kujutan ette, et see kogus on ikkagi selline, et annab sulle võimaluse võidelda koha eest top 10 Ironmanil? Jah, et tegelikult ma ennist vaatasin, mis Kalev siin ka rääkis. Ta rääkis, et kui nad kuhugi maale perega sõidavad, et siis Kalev läheb rattaga ja naine autoga, siis minul oli tegelikult täpselt samamoodi. Et kui me läksime kas siis Lõuna-Eestisse või kuhugi Vändra kanti, siis oli täpselt samamoodi, et me organiseerisime niimoodi, et mina lähen rattaga ja tema läheb autoga ja kõik plaanid olid läbi mõeldud, et alati 2 või 3 sammu ette. Ja tööandjaga on tegelikult selles mõttes mulle vedanud, et ma töötan Telias ja Telia tegelikult on Ironmani nii-öelda toetaja ja abistaja ja minu nii-öelda siis juht seal Telias tegi ka, Matjas tegi Ironmani kaasa ja tema poolt mul oli alati toetus olemas, et muidugi minu ja ka tema eesmärk oli põhiliselt ikkagi see, et töö saaks tehtud, aga kui töö on tehtud, siis ei pea seal kellast kellani istuma ja võid minna trenni. Ja ma ütlen seda ka, et ma hästi palju käisin enne tööd trennis. Et selles mõttes see oli nagu päris füüsiliselt ja vaimselt päris kurnav. Et enne tööd trenni, siis töö, pärast tööd trenni. Et ma arvan, et selle alusel tuli ka tulemus. Aga võib-olla see, et sa niimoodi seda teed, tekibki hea tulemus, et sa ei pea nii palju tegema füüsilist tööd, kui sa teed just tavatööd, et sealt tekib ka selline ressurss, mida on võimalik hiljem tulemusse panna. Jah, ütleme nii, et seal on nagu omad võimalused ja plussid ja miinused. Et kui sul on ikkagi selline töö, mis annab nagu võimaluse loovamalt mõelda, et see ei pea nagu füüsiliselt kogu aeg rabama, et siis saab sporti sellisel tasemel teha. Aga ma ei kujuta ette, et kui ma peaks füüsiliselt metsas müttama hommikust õhtuni ja siis minema trenni, et see võib nagu raskem olla. Aga ma arvan, et see ei ole ka võimatu, sest füüsis on sul siis vähemalt nii-öelda tööst olemas ja mingigi põhi on all. Sa oled Valgamaalt pärit, väike küla Sooru on selline koht, et ma mõtlesin just seda, sa rääkisid ennem, et sõidad rattaga maale, et see Sooru on ju päris kaugel, et sinna saad ikka päris pika sõidu teha või sa igapäevaselt või suvemaja enam ei ole midagi Soorus sul? Sooru ma käin ikka suve jooksul, aga mitte küll siis Tallinnast ma ei hüppa ratta peale, vaid pigem siis kuskilt Viljandist või Türilt. Aga päris tihti ma satun sinna ja sealt ma olen pärit ja tegelikkuses Soorust on pärit päris mitu tubli sportlast, et kui keegi veel ei tea, siis Eesti naiste maastikuratta nii-öelda parim praegu Jaanika Lõiv on täpselt samast külast ja koos olime, tema on tegelikult minu keskkooli klassiõde, et oleme päris palju koos treeninud ja ma arvan, et see mentaliteet, mis me seal nii-öelda maalastena ja selle aja lapsed, kes on kogu aeg noorena väljas jooksnud, et see on meile kindlasti põhja all andnud. Ma lugesin kuskilt, et sa ütlesid, et sa üldse jõudsid spordi juurde ehk rattaspordi juurde. Suur osa oli sellest, et kohalik eestvedaja, rattavõistluste eestvedaja hakkas tegema selliseid kohalikke võistlusi. Et sa läksid sinna osalema ja sealt sai see alguse. Jah, selline koht nagu Tõrva
Tõrvas oli maastikujalgratta selline seriaal, et ma ei mäletagi, kas see oli iga laupäev toimus ja isa töökaaslased tollal käisid seal osalemas ja kuidagi kutsuti siis isa ka ja mind ka sinna ja hakkas meeldima ja nagu me teame, võistlustel on kombeks flaiereid jagada, et kutsutakse järgmistele sõitudele, siis samamoodi juhtus ka seal, et sealt edasi juba Karksi-Nuia rattaralli, kunagi ma olen ka Karksi-Nuia rattaklubis olnud ja sealt siis läks see pall veerema, et isu kasvas ja tegelikult mis nagu mind motiveeris, oli ka see, et tulemused läksid kogu aeg paremaks. Et see oli, kui sa näed silmaga seda arengut, siis läheb silm särama ja siht on nagu silme ees. Aga kuidas sa siis rattamaailmast triatloni maailma sattusid? Ma saan aru, et rattasõidu osa triatloni sees on väga-väga suur ja väga oluline, aga ikkagi ega mingi tõuge pidi olema. Ja üks tuttav, tollal veel tuttav, täna sõber, mainis treeninglaagris, et olime Hispaanias treeninglaagris ja tema naine oli ka koos meiega seal sel hetkel siis selles klubis, kus ma olen ja siis ta tegi sellise ettepaneku, et kuule, äkki tahaksid ja tuleksid ja prooviksid. Ja mul midagi selle vastu otseselt ei olnud ja sel hetkel oli siis Pühajärvel see Tri-Star 111, kus siis oli need proportsioonid distantside vahel olid sellised, mis nagu tegelikult rattureid soosisid. Ja kuna mul selline eralistardi põhi oli väga hea, siis ma mõtlesin, et okei, mis siin ikka, et lähen teen, et tehti tegelikult pilet tehti nii-öelda välja mulle, et ma ei pidanud ise sinna midagi panustama ja seal peale ratast ma olin väga kõrgel kohal, top 5 ja jooksus muidugi täielikult hävisin, aga jäi selline saavutamisvajadus veel, et nagu mul ei tunne, et ma ei ole nii kehv. Ja sealt kuidagi läks see pall veerema, et mul tekkis nagu mingisugune kihk ikkagi tagasi tulla ja ma aeg-ajalt nagu käisin jooksmas ja mõnikord ka ujumas, aga ma ei saanud ikkagi selle ratta kõrvalt nii palju pühenduda teistele aladele. Aga ometigi kuidagi mul läks tulemuse tulemine oli nagu kergem ja parem ja juba järgneval aastal ma olin vist 4. Ja eks sealt vaikselt on nagu jällegi täpselt sama lugu, et tulemus lõi minule nagu lisamotivaatori ja sealt siis olen ma siin, kus ma täna olen. Ja kui vaadata sinu sellist vormikõverat tulemuste mõttes, et alustasid ja nüüd sa 2017 olid ka Eesti meister triatlonis kodulinnas Valgas ja nüüd Ironman, et see on nagu päris tippsportlane juba, et kas nüüd ei ole mõelnud, et tegelikult peaks ikkagi töö maha panema ja tippsporti tegema, et need tulemused on järjest kasvanud, et äkki saab edasi? See on jah selline dilemma on endal ka olnud kunagi, aga ma tegelikult loon endale, et ühesõnaga ma illusioone ei loo ja olen ikkagi realist, et selleks, et olla maailma tipp, selleks seda töö kõrvalt ei saa. Et sinna peab väga palju rohkem panustama, hommikust õhtuni vaeva nägema ja ma ei usu, et see nii-öelda 8-5 töö kõrvalt võimalik on. Et mingitel hetkedel mul on olnud selline mõte, et kas pühenduks täielikult või oleks siis ikkagi nii-öelda teeks seda hobi korras, siis kõiki võimalusi kaaludes ma olen ikkagi otsustanud, et ma teen seda lihtsalt hobi korras küll nii-öelda kõrgemal tasemel, sest alati, kui ma starti lähen, ma tahan endast maksimumi anda. Aga sinna kõige teravamasse tippu ma arvan, et ma ei pürgi, et see, et ma nagu eelneval aastal siis proona võistlesin, see oli pigem selline sportlik huvi, et vanuseklasside nii-öelda age-grupperina ma olen kõik stardid, kus ma olen olnud, ikkagi võitnud ja ma jällegi vajasin ka sellist lisamotivaatorit ja pro-klassis võistlemine oli see. Aga Tallinnas tulid finišisse ja kui ma nüüd õigesti mäletan, ütles, et aitab, mina enam seda täispikka ei tee. Et oled sa nüüd meelt muutnud? Ma arvan, see oli selline
ma ütleks, ma nimetaks seda võistlusjärgne pohmell, et ma olen kuulnud ka, et Hawaii Ironman, mis siin nii-öelda triatleetide tippunistus on, et isegi seal tipptriatleedid on öelnud seda, et never ever. Aga tegelikult on nii, et kui see võistlusvalu lahtub ja sa vaatad tegelikult sellele nii-öelda teekonnale ja emotsioonidele tagant järgi, siis kõik on ikkagi seda uuesti teinud. Aga enda puhul ma ütlen seda, et see on väga lahe üritus, mulle väga meeldib ja ma teeksin seda uuesti, aga tervis ja aeg on see, mis ma pean nagu enda jaoks täpsemalt veel nii-öelda paika panema, et see jooksmine lõhub väga palju jalgu ja minu puhul ongi see, et kui mul jalad on terved, siis ma saan sporti väga hästi teha. Kui jalad jäävad alt, siis ma ütlen, et ma ei stardi enam täispikal Ironmanil. Kas see on sinu probleem, et sul on, et see jooks lõhub jalgu või see ongi nii, kui nii pikk pingutus on läbitud ja siis tuleb see maraton joosta otsa? Eks ma arvan, et jooksmine niikuinii sellise tempoga ja sellisel, kui sa oled juba 180 kilomeetrit sõitnud ennem rattaga, et ega see tervislik ei ole. Aga ma arvan, et see on pigem ikkagi minu enda probleem, et lihtsalt minu keha on selline ja looduse poolt on siis järelikult mul mingid nõrgad kohad, mida ma pean arendama. Aga kogu see aeg ja vaev siin taga, et ma näen, et ma pigem teen poolikut, et täispikk on selline, see nõuab liiga palju pühendumist ja ma rõhutan siin just, et sellise maksimaalse pingutuse taseme juures, et niisama sinna, ütleme 12-13 tunniga, ma arvan, ma julgeks nagu öelda, et ma läheks ka tänase vormiga, aga ma olen nagu enda peas olen ikkagi maksimalist. Üks maksimalist ennem sind just istus siin ja läks ära, et loodetavasti täna rohkem neid maksimaliste ei tule, aga mulle maksimalistid meeldivad eriti spordis, sest tõepoolest päris raske on lihtsalt naljamehena head tulemust teha. Aga kui palju sa siis reaalselt treenid, et kui sa võtad oma aastad, me räägime siin ka, anname nõu või vihjeid harrastajatele, et kui kuskilt alustada, et mis sinu nõuau on, sellepärast et tegelikult nii palju, kui mina neid spordiinimesi tean, tegelikult on ikka igal ühel oma vaade spordile ja tegelikult on võimalus head tulemust saavutada tipptasemeni välja erinevad teed pidi, et ei ole sellist kuldset rada olemas, et mis kindlasti toob tulemuse või mis kindlasti ei too tulemust, et kui sa ikkagi teed ja seal on ikkagi mingi süsteem, süstemaatika, siis neid plaane ja neid võimalusi on ikka palju, kuidas teha hea tulemust. Mis sinu plaan on? Jaa, sul on täiesti õigus, et minu puhul on ka kehtinud selline reegel, et stabiilsus. Ma olen enda jaoks kehtestanud sellise mõtte, et kui ma suudan stabiilselt kogu aeg midagigi teha, vahet ei ole, et siin ei pea olema sellist nagu rütmi, et mul on kindlalt nädalas mingi kord ujumisi, mingi kord rattasõite jooksed. Ma võin nädalas kas või 5 korda käia jooksmas ja 2 korda teha ratast. Et kui ma stabiilselt ikkagi keha liigutan, siis ma olen füüsiliselt aktiivne, füüsiliselt vormis ja ma ilmselt suudan ka, võib-olla mu keha on selline, et ma suudan nagu hea tulemuse teha, aga minu nagu soovitus on see, et ärge kardke puhata. Et ma enda pealt võib-olla võin öelda seda, et liiga vähe puhkus tihtipeale ongi nagu vigastuste alus. Et kui ma enda treeningmahtudest räägin, siis tavaline treeningpäev töönädala sees oligi niimoodi, et 6 üles trenni, siis 8 tööle, 8-9 tööl, peale tööd siis 5-6 uuesti trenni ja niimoodi päevast päeva. Ja tänu sellele ma ilmselt, ma ei ütle, et ma nüüd mingi üübertugev oleks, aga sellisel tasemel olen, kus ma olen. Ja mul alati oli niimoodi, et kui ma näiteks mõni treeningpäev vahele jäi, siis juba hakkas selline kimbatus nii-öelda kuskil näpistama, et Ivo, sa peaksid vist juba trenni minema. Aga siit ikkagi ka jälle selline nagu nüanss, et stabiilsus.
ma arvan, et see on nagu kõige sõna, et käige iga päev, nagu ka siin üleüldiselt tervise seisukohast räägitakse, et liigutage iga päev 30 minutit, siis ma arvan, et kui iga päev tund aega vahet jälle, kas sõidate ratast, ujute või jooksete, siis see aitab kaasa palju. Ivo, sa tahad öelda, et kaubanduskeskustest enam käia ei või, grilliõhtud tuleb ära unustada, ööklubisse tantsima ei saa minna, sest homme on ju trenn. Kusjuures see aasta või nii-öelda see hooaeg mina ei ole just kõige parem musternäidis sellele, mis sa just ütlesid. Ma küll nii-öelda ööklubis ei käi, aga ma lubasin ikkagi endale ka palju muud peale spordi. Ja võib-olla mingites kohtades ütleme siis näiteks ma tunnen, et ma olen jäänud mingil alal nõrgemaks, mingil alal tugevamaks, siis see kindlasti oli ka selle tõttu, et ma lubasin natuke rohkem endale muud elu. Et ma päris selliseks mungaks ei taha muutuda. Et kui tahta täiesti tippu jõuda, siis ma kahjuks, minu arvamus on see, et siis peab sellist üpris munga elu elama. Aga see ei ole nagu minu tee. Mul tuli mingi raamat meelde, kus Ferrari vahetati just selle sama rüü vastu. Aga hakkame otsi kokku tõmbama. Mis on sinu eesmärgid 2019 ja kui me räägime triatlonist? Kusjuures ma natuke kahtlustasin, et sa seda küsid. Ja ma tegelikult olen viimase paari kuu peal mõelnud, et mis siis nagu ma järgmisel hooajal teha võiks. Ja ma tahaks öelda, et kui mu keha alt ei vea, jalad on korras, tervis üleüldiselt on korras, siis Ironman 70.3 Otepää võiks olla üks mu eesmärke. Ma praegu julgen öelda, et Tallinn võib-olla on liiga palju, aga ma päris nagu veel ei ütle. Et selline kaugem siht oleks siis Otepää ja kindlasti ma sõidan ratast edasi, mis toetab Ironmaniks valmistumist. Et vaatame, mis hooaeg toob. Et ma loodan, kui keha peab vastu, siis Otepääl olema kindlasti stardis ja üritan anda ennast maksimumi. Aitäh, Ivo! Aitäh! Aitäh! Ja kes ei ole rattalaadale jõudnud, teil on veel aega 1 tund ja 30 minutit, kõik on siin avatud ja me lähme juba naistega esmakordselt edasi 4 minuti pärast. Nii et jääge eetrisse või tehke väike paus, igal juhul rattalaat jätkub ja 9. korda aasta 2018.